Tere tulemast vaatama QTV teise perioodi uudistesaadet. Mina olen Kliksu. Ja mina olen Kent. Tänases saates vaatame üle kõik üritused, sündmused, külalistunnid ja laagrid, mis meie koolis ja väljaspool on toimunud. Viskame pilgu peale koolis toimunud õhtujooksule. Kuulame, mida rääkisid Liina Kersna ja teised külalisesinejad meie õpetajatele ning õpilastele. Ning lõpuks uurime, kus on õpilased käinud väljaspool kooli oma teadmisi omandamas. Koroonanumbrite suurenemisel hakkasid koolid kiirtestima, nõnda ka meie. Uurisime kooliarstid lähemalt, kuidas testimine on kulgenud. Kuidas on kiirtestimine Petersonis kulgenud? Mina ise arvan, et väga hästi, sest tegelikult nüüd vaadates neid tulemusi, et neid positiivseid ka natukene ilmub, siis ma arvan, et hästi. Kui palju siin nakatumisi hetkeseisuga kiirtestimise tulemusel tuvastatud positiivsed on ära hoidnud või kui palju neid positiivseid teste siis üldse päevas on näiteks tulnud kõige rohkem ja kõike seda? Ütleme niimoodi, et kui palju me oleme ära suutnud hoida, seda ma kindlasti ei oska öelda, sest see on natuke keerulisem töö. Aga ma arvan, et see on siiski väga hea saavutus, kui me kedagi üldse siit läbi kiirtestimise üldsegi tuvastame. Ja tegelikult on ju, ütleme, iga nädal üks vähemalt positiivne välja tulnud just selle suvalise kiirtestimise näol. Nii et ma arvan, et see kiirtestimine on ikkagi ära õigustanud ennast. 10. novembril toimus taas kord loomeõhtu Loojalt loojale, mille raames said õpilased näidata oma loovamalt poolt. Tartu Kristjan Petersoni gümnaasiumis on juba 8. aastat järjest traditsioon, et pimedate sügisõhtutega tuleb ka loomeõhtu Loojalt loojale. Selle õhtu jooksul saavad õpilased üheskoos jagada enda kirjutatud kirjasõna, loodud kunsti või audiovisuaalset loomingut. Joonistus minu sellisest eelmisest suhtest ja emotsioonidest. Sinaga või kuidagi teatud tegemine, et mis sa teed, kuidas sa teed? Väga plaanilt. Ma olen tükanud lugeda, aga ma ei oota mingisugust erilist. Kõigepealt saime aru, et me tahaks filme tegema hakata, et tehnikat on juba päris palju kogunenud ja soovi ja kirjaniku loomingu kategoorias osutus võitjaks Romet Rohtla, kunstilises Maria Sokk ja audiovisuaalses Grete Kaio koos Annelinna meeskonnaga. Sa oled esimest aastat Petersoni koolis tööl ning tegelikult ka esimest aastat Loojalt loojale korraldaja. Mis emotsioonid sind hetkel selle ürituse lõpusirgel valdavad? Meeletu ärevus, suur heameel, tänutunne teie kõigiga tuttavaks saada, näha, kui palju andekaid lapsi on raamatukogu laua taga. Vaatan ju ainult korraks silma, kui ma sedagi vahel jõuan ja tegelikult ei teagi, milleks kõigeks te võimelised olete, et äge. Jumal äge, ma olen nii rahul. Kui koormav see korraldamine sinu jaoks oli ning kas ka järgmist aastaks on juba pigem tuhin või oled veel ikka väsinud? Ei ole korraldamine raske, mul on ju suurepärane tiim siin õpilasesinduse näol, abi on köögi poole pealt, direktsiooni poole pealt, õpetajad on lahked, olen valmis. Kuidas on aastatega Loojalt loojale esinejate stiil muutunud? Mina ei saa öelda, et stiil oleks kuidagi muutunud. Mina arvan, et iga Loojalt loojale õhtu on toonud ette esile erinevad staarid. Ja hästi kummaline minu meelest, see ei ole stiili vastus, vaid see on just see, et erinevatel aastatel on erinev vorm olnud esiplaanil. Meil on olnud selliseid Loojalt loojale õhtuid ka, kus on ainult näiteks esiplaanil võib-olla muusikalised numbrid hoopis. Täna ei olnud ühtegi muusikalist numbrit, mis on täiesti üllatav minu jaoks. Selles mõttes on nagu iga üks on eraldi siuke tervik. Aga iga kord on alati selliseid üllatajaid, et sa lihtsalt lähed ära, sul silmad säravad, sa mõtled, vau, et hästi inspireerivad on alati esinejad olnud. Mis kõige enam teid sel aastal Loojalt loojale loomeõhtul üllatas? Mind üllatas see, kui entusiastlikud kõik õpilased on ja et nad üksteist nii innustavad.
et ma tunnen ise, kui mina käisin nagu Petsis, siis minul ei olnud seda nii-öelda tugigruppi või ma ei leidnud neid õigeid inimesi ülesse. Et mulle nagu tekitas see nii ägedat emotsiooni, et vau, et siin on tõesti väga lahedad inimesed ja nii andekad ka. Mind üllatas vilistlaste rohkus. Mulle väga meeldis, et ma olin selles ise osaline, et mõned nendest siia kohale jõudsid. Aga just see, et ma tunnetan, et sellest saab selline kogukonna üritus, et läheb veel 5 aastat ja siis meil on juba päris luulekogusid rohkem, päris maalinäitusi rohkem olnud, päris filme välja tulnud, et ei ole, et nad just julgustavadki ja teie julgustategi, eks ei ole, oma eeskujuga kohalikke praegu koolis olevaid noori. Milline esineja oli teie lemmik ning miks? Ma peaks mainima, et kuna ma ise olen kunstisuunal, siis Maria joonistused olid ülimalt ägedad, et tal on näha, et käsi on väga lahti, ta teab, mida ta teha tahab, mida ta edasi anda tahab ja samas tal on nagu väga elav kujutlusvõime ka. Ma ei tahaks, nad olid nii erinevad, et tegelikult sa ei saa öelda lemmikut, sel juhul ma peaks ütlema, et nagu lühiluuletuste lemmik, siis on nagu pikemate luuletuste lemmik, et mina selles mõttes jätan vastuse võlgu, sest et mulle tõesti kõikide esinemiste lõpus ma leidsin mingi tera, mis mind inspireeris. Ma isiklikult leian, et põhimõtteliselt, kuna ma eelmine aasta pidin korraldama seda üritust ja jäi ära, et ma ei ole ükski aasta saanud osaleda ja mul ei ole olnud võimalik oma siis kunsti näidata kellegile, sest ma ei jaga seda eriti, et ma tundsin, et mul on vaja tulla siia. Kuna ma ise tegelen hästi palju erinevate kunstiliste asjadega, siis ma alati otsin inimesi, kellel on sama arvamus ja suhtumine ellu kui minul. Tahe jagada vanainimeste juttu ja nalju noortega ja jätta märk siia kooli. Millest koosnes teie etteaste? No ma kõigepealt tutvustasin ennast ja siis rääkisin, mida ma teen ja siis ma tutvustasin lähemalt seda. Anekdoodid ja veel kord anekdoodid. Tutvustasin natukene Rometi luulekogu, rääkisin selle loomisest, näitasin oma kunstitöid, loomeprotsessi ja siis ka tänast kõige viimast siis valminud kunstitööd. Lugesin ette enda kõige uuema luuletuse. Ja milline üldine melu on? See on täitsa õdus siin kõik. Hästi vaba on melu, et igaüks võib olla see, kes tahab, teha, mis tahab, reageerida, kuidas tahab. No, ongi see, et see on täpselt see õhtu, et sa oled see, kes oled ja sa näitad seda veel teistele. Nagu nii fantastiline olla, sest et kõik on nii mõnus, hubane. Ma arvan, et sa ka nõustud, et nagu lihtsalt tore on olla siin. 100% nõustun, imelised inimesed ja imeline üritus. Aitäh! Kooli koridore kaunistavad iganädalased mahlased puuviljad. Uurisime, kuidas õpilased sellega rahul on. Iganädalased pakutakse meil circa 800 liikmelisele kooliperele koridorides puuvilju. Sel nädalal lähme vaatame, kuidas õpilased olukorraga rahul on ning millised on nende puuviljade eelistused. Nädala 4 koolipäeval pakuti koolimajas mandariine, õunu, banaane ja pirne. Mida arvate sellest, et koridoris pakutakse puuvilju? Minu arust on see väga hea start, sest et see toob nagu päeva juurde, et kui sa näiteks ei jõuagi sööklasse või mingi toit ei maitse, siis puuvilja on see, mis su nii-öelda päästab. No ongi see suht sama, aga nagu ongi näiteks, et kui hommikusöök ka jääb söömata, saab seda süüa ja see lihtsalt on väga hea, ma leian. Üleüldiselt on see tore, lihtsalt kõik puuviljad alati ei maitse, aga kui on midagi, mis maitseb, siis ikka võtab. Jaa, puuviljad on maitsevad ja mulle meeldivad puuviljad. Minu arust on iseenesest väga hea asi, et õpilased sööksid vähemalt tervislikumalt ja et lihtsalt vähemaltki midagi sööksid. Ma arvan ka, et see on nagu täiesti hea idee selles mõttes, et nagu isiklikult on mul ainult päevas nagu vahepeal 3-4 tundi, et ma ei tahagi nagu hästi palju seda koolilõunat süüa, et siis sa saad nagu lihtsalt näksida kas või neid õunu ja banaane, mis meil pakutakse. On väga hea, sellepärast, et esiteks selle asemel võib-olla õpilased on vähendanud nagu poes käimist, pluss olgem ausad, koolipäeval läheb kõht tühjaks, olenemata, et sa sööd koolilõunat. Minu arust on see väga tore ja see on nagu hea tervislik snäkk, et siis nagu ei pea mingi komme või mingeid kummikomme või mis iganes jama endale kaasa võtma, vaid saab siis koridorist
siit kohe võtta. Kui tihti te ise koridoris olevaid puuvilju sööte? No nii palju, kui neid on, ehk siis põhimõtteliselt iga päev. no mina söön ainult siis, kui on banaani. ei, iga teine päev põhimõtteliselt, no siis kui on midagi head, siis võtan. jah, iga kord, kui näeb, siis võtab. No päris iga päev mitte, aga aeg-ajalt. Suhteliselt iga päev, äkki isegi 3 tükki päevas. Ja ma ütleks ka, et äkki päris tihti nagu iga vahetund võtaks, kui saaks. Millised puuviljad on teie lemmikuks kujunenud? Ma arvan õunad ja banaanid. Banaanid. Banaanid ja õunad vist on kõige paremad olnud. Banaanid. Banaan ja õun ma pakuks. Pirn, kindla peale pirn. Ma nõustun, pirnid ja õunad on kõige paremad ja. Mulle õudselt meeldivad need kooliõunad. Ploomid ja banaanid. Kuidas koridoris olevate puuviljade projekt alguse sai? Projekt sai alguse tegelikult väga lihtsalt. Nimelt riik eraldab igale lapsele lõunasöögi raha toetuseks 1 euro päevas. Ja kui algasid meil siin koroonapäevad, siis seda raha ei kulunud ja hakkas jääma meil ka raha natukene üle, sest kõik lapsed ei käinud söömas. Ja siis me mõtlesime, et mida me saame teha. Me alustasime siis pudruga, tasuta hommikupudruga. Ja kuna neid pudrusööjaid ka nii hirmus palju ei olnud, siis tuli mõte, et teeks midagi kasulikku. Ja siis tuli see, et kuna mulle endale meeldivad puuviljad väga, siis mõtlesime, et proovime, vaatame, et ostame puuvilju, paneme välja, et kas süüakse või mitte. Eile rääkisime söökla juhatajaga, kes teeb järgmise aasta eelarvet ja küsis, kas me jätkame aastal 2022 ka puuviljadega. Nii. Ja mis vastus oli? Jaa, me jätkame. Millised puuviljad on kujunenud kõige populaarsemaks? No, mina võin ütelda kohe see, et meil on olemas kooli hierarhia puuviljadest. Esimesel kohal vaieldamatult on banaan. KJPG õpilased on banaani usku. Banaanid saavad kõige kiiremini otsa. Teine koht, auväärne teine koht, on oranžid puuviljad. Need on mandariinid, mis samuti suhteliselt kiiresti lähevad. 3. kohal meeleldi süüakse, aga jätkub neid päeva lõpuni, on õun. Eesti laps on harjunud Eesti õuna sööma ja neid süüakse. Mis on üllatus, on see, et Petersoni õpilased ei armasta pirni. Ja sellel aastal esimest korda, kui meil olid pirnid vahetunnis, siis neid jätkuks terveks nädalaks. Ja sellepärast, et need seisid nädal otsa, tulid teised puuviljad juurde ja neid jagus. Et selline on siis puuviljade hierarhia meie koolis. Tartu Kristjan Petersoni gümnaasiumi õpilased on tõesti suured puuviljafännid. Kõige populaarsemad selle nädala puuviljad olid mandariinid ja banaanid ning haruharva juhtus olukordi, kus neid oli tõesti alles nii palju, kui neid pirne täna siin. Novembris toimus esmakordselt koolisisene õhtujooks. Läksime meeskonnaga kohale, et vaadata, kuidas õhtu osavõtjate jaoks möödus. 25. novembril toimus Tartu Kristjan Petersoni gümnaasiumis esmakordselt õhtujooks koolimajas. Ürituse korraldasid oma praktilise töö raames Karmen Svinkov ja Eliise Vatsar. Õhtujooksu raames olid ülesanded jaotatud 10 klassiruumi vahel. Ülesannetesse olid lõimitud gümnaasiumis õpetatavad õppeained. Füüsika, eesti keel, ajalugu, matemaatika, inimeseõpetus, kehalise kasvatus, keemia, inglise keel, geograafia ja bioloogia. Õhtujooksu võitjateks osutus 10. C-klass koosseisus Agnes Maasik, Anna-Brit Tätte ja Tõnn Martin Tirgo. Jõulude saabudes võtsid õpilased ette klasside kaunistamise, et osalda Winter Wonderlandi võistlusel. Juba mitmendat aastat on Petersoni koolis toimunud õpetaja Liseta Talviste eestvedamisel Winter Wonderland, mille raames kaunistatakse klassiruume. Winter Wonderlandi selle aasta võitjad on esimene koht 10A, teine koht 11B ning kolmas koht 11D. Eripreemiat said veel 10G tubli tööprotsessi jäädvustamise eest, 11A muusikavaliku, 11G suurepärase värvilahenduse ja eriefektide ning 12D imelise klassiukse eest.
Perioodi esimese külalistunni viis läbi Maia Klaassen, kes rääkis õpilastele valeinfost ning selle levikust. 24. novembril käis Petersonis külalisõpetajana tundi andmas Maia Klaassen. Infotunni raames jagas Maia mõtteid valeinfo levikust sotsiaalmeedias, informatsiooni tarbimisest ja selle kriitilisest analüüsimisest. Külalistundi on võimalik järgi vaadata ka QTV kanalil. Kõige lihtsam viis seda kõike meelde jätta on siis see, et sellel hetkel, kus sa levitad valeinfot ja sul on kavatsus eksitada, siis saabki väärinformatsioonist desinformatsioon. Ja mida ma tahaks veel välja tuua, on ikkagi ka see, et ei pea muretsema, et lisaks meie enda käitumisele, organisatsiooni tasemel ja ka riikide tasemel tegeletakse, eks ole, vastu võitlemisega. ERR-is on meediataip, Eesti Päevalehes on faktikontroll, Postimehes on võimalik meediapädevuse lehelt vaadata minu tehtud videoid alaprofessionaalidega. Perioodi teiseks külalisesinejaks oli haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes rääkis kodaniku rooli täitmise erinevatest võimalustest. 30. novembril oli Tartu Kristjan Petersoni gümnaasiumis külalisrektoriks haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Tunni teemaks oli kodaniku rooli täitmise erinevad võimalused. Loengus mainis Kersna, et kodaniku vastutus joonestub hästi välja pandeemia olukorras, illustreerides seda enda eluliste lugudega. Külalistunni otseülekanne on ka järelvaadatav QTV kanalil. Kahanenud, nii nagu ka üldiselt ühiskonnas nakatumise tase on kahanenud. Ja väga paljud eksperdid ütlevad, et see on tänu teile. See, et me täna oleme jõudnud nakatumise tasemelt oranži peale, punaselt, et see on tänu teile. See, et te koolis hakkasite testima, sellel on üldiselt laiem ühiskonnas nakkuse levikule takistamiseks positiivne mõju. Meedia- ja filmimooduli ning teatrimooduli õpilasi jõudis külastada ka Anti Reinthal. 7. detsembril oli teatrimooduli ning meedia- ja filmimooduli õpilased kuulamas režissööri, näitleja ja produtsendi Anti Reinthali teatrialast külalistundi, kus ta jagas nippe nii filmi kui ka teatri näitlemise osas. Enda tunnis ütles Anti, et teatris ja filmis töötamine pole eriala, see on veregrupp ning kutsus õpilasi üles rohkem lugema, vaatama ja proovima. Perioodi viimaseks külaseks oli Martin Algus, kes külastas meie kooli filminädala raames. Filminädala raames külastas koolimaja stsenarist, näitekirjanik ja tõlkija Martin Algus, kes rääkis õpilastele enda loominguprotsessidest ja stsenaristi elukutsest. Peale loengut valmis ka intervjuu, mille raames Martin veel enda loometöösse süübis. Intervjuu on nähtav QTV kanalil. Ja ta on kõige tänamatum samas. Komöödiat on teha, ütleme, hästi teha komöödiat on väga keeruline. Ja komöödia on lihtsalt, ta on alasti, sest kõik näevad, kui ta ikkagi naerma ei aja, kui midagi on valesti, kõik saavad kohe aru, kohe ütlevad, et see on jama, see oli mage või see ei toimi. Või siis naeravad, annavad kohe reaktsiooniga aimu, et see asi toimib. Aga teised žanrid on natuke nagu hämaramad. Draama, ühele üks liin tundub huvitav, teisele tundub teine, midagi seal on sellist salapärast alati, mis jääbki ütlemata. Meedia- ja filmimooduli õpilased on peale huvitavate aulatundide sel kuul nautinud ka mitmeid erinevaid külaskäike muuseumitesse. 2. detsembril käisid filmi- ja meediamooduli 10. klassi õpilased laulupeomuuseumis õppimas muuseumi seosest ajakirjanduse ajalooga. Tunni lõpuks pidid õpilased ka 10 minutiga valmistama enda kokku pandud toimetustega ajalehed. 7. detsembril külastasid Petersoni 11. klassi filmi- ja meediamooduli õpilased Tüpa kunstimuuseumi. Tunni jooksul tutvuti ka trükikunstiga ning koostati ka ise trükitud ajalehed. Tunnustame ka teisel perioodil erinevatel võistlustel kõrgeid tulemusi saavutanud õpilasi. 25. Pimedate ööde filmifestivalile valiti ka 2 meie kooli filmi. Üks nendest nimega Annelinn pälvis ka žürii eripreemia #noorfilmi tegija kategoorias. Tartu Kaubamajas toimunud õpilasfirmade laadal oli esindatud lausa 4 meie kooli õpilasfirmad. Õpilasfirmad Boksi, Mõtteklots, Glitch ja Aeg maha. Viimane eneseregulatsiooni märkmikke tootev Aeg maha sai ka programmi edu ja tegu auhinna. 29. novembril toimus juba 7. aastat järjest ingliskeelne mälumäng Tartu linna ja maakonna gümnasistidele. 3. koha saavutas meie kooli abiturientide tiim.
täname juhendajaid. Detsembrikuu Müürilehes võis leida ka meie kooli abituriendi Grete Kaio luulet. 22. novembril võitis 12. B-klassi õpilane Priidu Kutsar Valga noorkotkaste malevkonnaga Kaitseliidu malevate vahelise turniiri. Selline oligi meie teine periood. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmistes saadetes.